Olgu, ma löön teda sellega. Sainaroo! Ütle talle, et meil on naelmadid. Nii et meil on siin üks mees, kelle puhul on tõenäoliselt alusta kinni pidada kohtumääruse raske rikkumise eest. Olgu, ma kavatsen teda sellega lüüa. Saime hakkama. Õnnestus. Ma arvan, et ta on tõesti segaduses sellest, mis just juhtus. Ja nüüd liigume lihtsalt põhja poole Broadway'l. Jah, ta sõitis siia üles nagu tupikusse lõppevale sissesõiduteele või midagi sellist. Ma nägin teda, ma just möödusin temast. See on lihtsalt üks neist sissesõiduteedest siin Beverly tänava pealt. Kas keegi teine on lähedal? Ta on autos. Ütle talle, et auto välja lülitaks. Kohtumääruse rikkumine. Lülita auto välja. Jah, lülita auto välja. See on okei, aga lülita auto välja. Ära ole rumal. Ta lülitas auto välja, aga keris aknad üles. Seest on kõik must. Ma näen, kuidas ta seal liigub. Ei! Tule kohe autost välja. Ma ei näe sind seal sees. Ära hoia usk kinni. Olgu! Olgu! Me laseme sul seda kõike teha. Kõigepealt peame sind autost välja saama, et meil kõigil oleks turvaline. Kas sa saad aru, mida ma sulle ütlen? Olgu, teeme seda kohe praegu. Ma saadan ta sinu juurde. Mine sinna poole. Jason tuleb sinu juurde. Mine ringiga üle. Mine nende juurde. Hoia lihtsalt käed üleval, et nad su käsi näeksid. Käed üles, käed ette. Hoia käed üleval. Meil taktikaline manööver õnnestus ja nüüd on ta arreteeritud. Ta on varemgi politsei eest põgenenud, mistõttu me selle tee valisimegi. Ma ei tahtnud, et ta põgeneks. Tal on varasemalt olnud tegemist narkootikumide ja relvadega. Sellepärast ongi siin nii palju autosid ja miks tema autost välja saamine oli nii suur asi. See on nagu mingi 22 kaliibriga haavel. Kas sul on seal kuskil väike 22 kaliibriga relv olemas? Mina ei näinud küll midagi. Leidsime küll natuke 22 kaliibri padruneid, aga relva mitte. Nii et praegu on meil vist ainult alus korralduse rikkumise tõttu kinni pidada. Patrullid peatusid, et keegi üritas neid varastada, lükkas nad pikali ja lahkus jalgsi 7-Eleveni suunas. Otsitakse üht umbes 20. meest. Must Twitter, teksad ja sinised tossud. Õige, me reageerime röövi väljakutsele. Tundub, et keegi tahtis teiselt inimeselt midagi varastada. Ja siis nad lükkasid ta pikali ja lahkusid jalgsi. Palju väikseid? Kurat radusid läbi. Seal metsas on üks tüüp. Tal on seljakott. Estimi. Charlie India November Tango Hotel Jooki Alfa. Ma lähen võtan temaga ühendust. Pean mõned patrullid juurde kutsuma. Mõni kirjeldusele vastav mees kandis seljakotti. Ta nägi teda. Ta kadus metsa.
Sain ta kätte. Kas sa kakad? Oh jah, tundub, et ta kakab ojas. Kas ohver saab? Ohver kohapealse tuvastamise teha. Tule siia. Pane käsi selja taha. Pööra ümber, käsi selja taha. Käed. Imeline asi. Kas sul on isikut tõendav dokument? Ei ole. Ja mikrofon see siin. Kus su auto on? Siia allpool. Over there. You can help me? Ta kakab jõkke. Jah, oota korraks. Palun aita mind! See läheb päris heaks. Donut. Meil tuli teade röövi kohta. See just juhtus. Inimene lükati pikali ja temalt võeti $5 ära. Ta kükitas maha, ta oli püksi lasknud. Ohver tundis ta koha peal ära. Ta tuvastas ta 100% kahtlusalusena, kellel oli meie asutuse poolt ka kehtiv vahistamismäärus kohtusse ilmumata jätmise tõttu. Nii et see oli hea tabamine. HP hakkab seda sõidukit jälitama. Nad on peaaegu juba US1-il. Igatahes üksused, see on kõik, mida me vajame. See kõik välja erinevatel põhjustel. Ta on hoolimatu, sõidab sisse ja väljasõiduradade vahel. 206, kui saad peatuda, pane siilid välja. Jah, ta läheneb 20. tänavale. Lähme. Võtab purvi sinu kord lõunasoonas. 61 on täiesti hoolimatu minna pikaajadesse liiklusesse. Must kaamelijuht, mustanaaline meesjuht. Ta läheb üle silla. Ta rünnib välja. Tundub, et nad on nüüd A1A juures ja nad kaotasid just treffid. Loodetavasti saab see siin varsti läbi. Koos sillaga ja kui nad saaksid otse sisse minna ja rannani välja jõuda. Olgu tundub, et see jõudis lihtsalt tupikusse. Tundub, et nad hüppasid tupikus autost välja. Hüppa välja. Jaoks saame ainult teatud kaugusele minna. Hakkame selles hoones uurima, kas teil on külje peal kaameraid. Selles hoones ei ole ühtegi kaamerat. Tundub, et ei ole. Hei, astu eest ära! Oh, Toni, tule siit poolt, ma aitan sind. Tony. Jah, Tony'sse siin. Tule siit poolt ringi. Heiga kouli! Sa hakkad mind peastama! Ära tule kurrat sisse! Hei, mis toimub, kallis? Kas saab valvust panna? Tõmba see alla. Meil on kõik korras.
jah, võta oma teine RBS tagasi. Hei, vahi all! Nüka teiseri eemale, ma hoian sind. Kas sul on midagi, mis võib mind torgata või bussitada? nii et te lihtsalt sõidate täna öösel niisama ringi? Kelle auto see on? Ei. Sa ei tea, okei. Kuidas sa temaga kohtusid? Kas ta tuli sulle autoga järele või? Ei, ma ei tea. Kui me panime neid patrullautode tagaistmele, ütles üks isikutest, et nad olid just selle auto varastanud ja nad olid ainsad sõitjad selles sõidukis. Lõppkokkuvõttes teeme ikkagi piirkonnas läbiotsimise, et näha, kas nad on midagi ära visanud. See ongi meie praegune seis. Jõuguüksus üritas just üht sõidukit peatada, aga nad põgenesid. Nii et me lihtsalt püüame piirkonda katta, juhuks kui neil peaks ebaõnnestuma või midagi juhtub. Numbrimärgi kontroll näitab, et omanikul on BE vahistamismäärus. Olgu, tundub, et ta liigub praegu meie poole. Olgu. Ma arvan, et ta liigub edasi jõe poole. Morning, Tom. We got sticks. Hea tabamus! Kõik 4 rehvi! Peaks varsti peatuma. Tundub, et nad peavad ta kinni pidama. Me tabasime teda korralikult. Tõesti? Ta sõitis kõigi rehvidega üle selle Ogariba. Ma arvan, et kõik peale tagumise siin, eks? Juhipoolne tagumine. Ta ei liikunudki isegi. Ma ei tea, kas ta nägi... Ei, ta ei sõitnudki sellega. Ma isegi ei usu, et ta teda nägi. Me olime lõpetanud, kuid saime teada, et kahtlusalusel olid raskendatud röövi vahistamismäärused. Nii et juhtkond andis meile korralduse jätkata jälitamist. Me suutsime võtta positsiooni sinna, kuhu jälitamine suundus, et teele tõkkeid panna. Mul õnnestus tabada 3 rehvi. Jälitamine jätkus veel veidi ja lõpuks peatus. Me saime ta vahi alla. Nii et praegu peab ta vähemalt vastutama selle orderi eest, mis tal oli, ja siis põgenemise ning röövimise eest. Ja siis peame võtma ühendust jõuguüksusega, et uurida, kas kahtlusalusele esitatakse veel täiendavaid süüdistusi. Joshua Dennis on seal. Corsi. Üritab peatada, paistab, et ja korvett. Lähme teise politseiniku juurde, keda jäigime Baton Rouge'is koos teise korvetiga, politseinik Devin Johnson.
Jää tema taha, Chris. Ma annan teada. Anname teada, et üks võetakse maha. Hakkame liikuma põhja poole mööda Airline'i. Hakkame minema ida suunas maanteel 12. Praegu oleme sõiduki jälituses. Püüame peatada Chevrolet Camaro. See on sinist värvi. Texase numbrimäg on Slam. Olge teadlikud, liigume endiselt ida suunas. Lähme South Sherwoodi poole. Silmusaid on endiselt olemas. $2517. Möödume Sherwoodist. Liigume endiselt ida suunas mööda maanteed number 12. Liigume endiselt ida suunas mööda maanteed number 12. Läheneme O'Neillile. Ma mõtlen Millerville'ile, vabandust. Teatame, et möödume Millerville'ist, liigume endiselt ida suunas mööda maanteed number 12. Endiselt liigume ida suunas mööda maanteed number 12, ületame Millerville'i, läheneme O'Neillile, ikka ida suunas mööda maanteed number 12. Endiselt liigume ida suunas mööda maanteed number 12, ületame O'Neill'i, läheneme Dental Springsile. Olgu, jätkame jälitamist praegu. Läheneme teisele piirkonnale, see on Livingstoni maakond. Endiselt liigume ida suunas mööda maanteed number 12, läheneme Dental Springsile. Esimene väljasõit. Olgu, kui ta üritab sellele korvetile järele jõuda. Kuule, Chris, mul on ta ikka silmapiiril. Baton Rouge'is, Louisianas üritab ohvitser Johnson ikka veel sellele korvetile järele jõuda. Me läheme. Keegi just helistas ja ütles, et ta sõitis Raising Canes'i juurde I-12 maanteel ja pole nalja koos Forge'iga. Me läheme temaga rääkima. Nii et praegu lähme. Meil oli just anonüümne helistaja, kes ütles, et sõiduk, mida me jälitasime, on Raising Canes'i juures Fordi tänaval. Me läheme üritame temaga ühendust võtta. Kui jah, siis kuna me juba teame, et hakkab põgenema, proovime sõiduki blokeerida. Praegu meil on selle isiku suhtes juba rasked süüdistused esitatud. Kuule, Chris, ära sõida sellest foorist läbi. Ma ei näe mingit sinist tuld. Tundub, et keegi märkas seda sõidukit ja nad üritavad ta sinna kinni blokeerida. Praegu juhtus nii, et sõiduk, mida me jälitasime, sõitis tegelikult Hells Ferry juures avariisse. Me läheme välja ja võtame temaga ühendust. Tule Kolmen. Olgu, anname teada, et sõiduk 52 on South Sherwoodi ja Hales Fairi juures. South Hales Fair. Vaatame, kas ma lähen selle juurde välja.
Keegi jälitab teda, ta jookseb jalgsi Ganessi taga. Mustanahaline mees. Mobiiltelefon on siin. Mobiiltelefon. Lähe. Anname teada. Ganessi taga on metsatukk. Okay. Sa olid autos koos meiega? Meil on tema mobiiltelefon olemas. Kuule, mis tal jälle seljas oli, kas sa mäletad? Ma ei tea isegi, kas tal oli midagi seljas. Ma nägin ainult, et auto ilmus välja ja sõitis mulle otsa. Siis ta tuli autost välja ja jooksis minema. Ma arvan, et tal võis olla sinine särk seljas. Isikul võib olla sinine särk seljas. Kas saaksid Teote teele teada anda, et ta võttis maha sildi South Hills Traili nurgal otse kiirtee ääres? See jääb tee peale. Kas ta oli üksi, proua? Ainult üks inimene tuli autost välja. Augu! Sain aru, aitäh, proua. Lihtsalt dokumenteerimise eesmärgil juhi luba. Ja, härra. Nii et kui te nägite teda jooksmas, siis te nägite, et ta jooksis selles suunas. Ta lihtsalt ütles midagi, hakkas jooksma ja jooksis minema. Mida tal seljas on? Tal võis olla seljas sinine särk. Ma ei ole 100% kindel, kas ta on afroameeriklane. Ma ütlesin, et ta läks lõuna suunas. Racing Kansas tal oli tõesti seljas sinine särk. Ta jättis lõpuks oma telefoni ja võtmepuldi maha. Nii et me proovime autod läbi otsida ja vaadata, kas saame tema kohta veel mingit infot. Võib-olla on tema nimi isegi Bluetoothis kirjas. Hästi. Hästi, ma ei tea. Aga see on meie jaoks. See sõiduk, mis põgenes politsei eest mõni aeg tagasi, tegi ringi peale ja tuli tagasi samas suunas, kus ta algselt alustas. Ta keeras vasakule, põrkas siin selle sõidukiga kokku, tuli autost välja ja jooksis siia metsaalale. Kuule, kas keegi oli temaga siin autos? Ei. Ta ütles, et lihtsalt mingi inimene väljus. Ja ta jooksis otse tagasi sinna poole. Tahad selle auto siia panna? Samuti, Wales, sõiduk on 48. Saime just veel ühe uuenduse. Sõiduk on varastatud. Uurime välja, kust see sõiduk varastati. Olgu, proovime võtta ühendust omanikuga ja anname talle teada, kus see sõiduk asub. Ilmselgelt nad ei saa sellega ära sõita, nii et me laseme selle ära pukseerida ja siis saavad nad oma kindlustusele teada anda ning otsustada, mida edasi teha. Ja siis uurime ka, kust see sõiduk varastati. Nii et jah. Nad hoiavad selle peal kriuksuvana ja maanduvad hoone juures. Meil on siin ametnikud, kes on paigutatud auto juurde. Isikud olid mustanahaline mees ja mustanahaline naine, kes jooksid naabruskonda. Alright. Tabalükut kuuris pole kedagi. Nüüd läheme Baton Rouge'i, kus ilmselt toimus eile õhtul mingi autoklubi kokkutulek. Kõigepealt peatas šerifi asetäitja Devon Brown selle Camaro, kuid juht võis osaleda tänava võidusõidus. See mees lasti minema. Siis peatas ohvitser Joshua Dennis valge korveti, millel oli võlts ilunumbrimärk kirjaga Wet Hub. Võttis mul hetke aega, et sellest aru saada, kui ta selle juhiga rääkis. Ohvitser Devon Johnson peatas sinise korveti juhi, kes seejärel põgenes.
Hiljem selgus, et auto oli Jeffersoni maakonnast varastatud. Lõpuks kaotasid nad auto silmist, kuid see märgati hiljem Raising Canesi parklas, kus auto oli ilmselt avarii teinud. Juht põgenes jalgsi. Õnnetuses kahjustada saanud autoomanik ütles, et juht oli mustanahaline mees, kellel oli seljas sinine särk. Nii nägi auto pärast avariid välja. Pagasiruumist leiti suusamask. On ebatõenäoline, et juht oli suusatamas käinud. Pärast seda, kui me eetrist lahkusime, jätkasid 3 drooni ja 2 koerapatrulli kahtlusaluse otsimist. Lõpuks nad said ta kätte. Tema nimi? Tevin Marcus Washington, 27-aastane, seisab nüüd silmitsi hulga süüdistustega, sealhulgas raskendatud põgenemine politsei eest, raskendatud vara kahjustamine ja vastupanu osutamine. Palju süüdistusi, aga nad said ta kätte. ma üritan järele jõuda mootorrattale Santis. Andrewsis. See on tume mootorratas, täisega Bravo Mike, kamuflaažjopega, suundub edasi. Peatumise põhjus, hoolimatu sõit. Olgu, see mootorratas sõitis hoolimatult, ta oli peaaegu auto alla jäänud. Nii et me proovime ta peatada. San Andrews tuleb mööda Broad Riverit, kiirus on 90, praegu liiklus pole. Anname teada, kuhu me läheme. Tundub, et tegemist on mootorrattaga. Lähenen Broadile. Lähenen Broadile, kiirus on 50. Mootorratas tegi avarii ja lõhkus poe. Broadil kiirus on 80. Jälgimist ei toimu. Lähenevad hõredale liiklusele. Olgu, Curtis, sa tunned seda piirkonda, kus ta praegu on. Sa ütlesid, et arvasid, et ta läheb tõenäoliselt seal tagasi kiirteele. Õige, sest seal on kohe I-20, nii et ta ilmselt läheb sinna peale ja muidugi proovib siis sellele kiirteele saada ja Brayloni eest kaugemale jõuda. Aga õnneks on Ryland päris hea juht. Ta ilmselt püsib selle mehe kannul veel mõnda aega. Ja kapral El Kabara mootorratta jälitamine on alati keeruline. Absoluutselt. Nad saavad palju kiiremini kiirendada kui meie ja manööverdada kohtades, kuhu meie ei pääse. Nii et ta teeb suurepärast tööd, hoides temaga sammu ja tagades samal ajal ohutuse. Ja nagu me tihti räägime, siis üldiselt ei saa mootorrattale pittmanöövrit teha. Ma olen seda varem öelnud ja inimesed tõid näiteks ühe video Arkansasest, kus keegi tegi mootorrattale pittmanöövri. Aga põhimõtteliselt ei tohi peaaegu üheski osakonnas mootorrattale pittmanöövrit teha. Jah, nad ütlesid, et see oli õrn puudutus. Jah, õrn puudutus. Olgu. Olgu, keegi on minu taga. Ma tahan, et sa jõuaksid mulle järele. Sa võid sellest raadioteel teada anda. Kiirus on 125, esimesel rajal. Liiklus on hõre. Hea, mul on olemas. Ma lähen 21 naela võrra üles kuni 63-ni. Slow. Water traffic. Speed over 100. Hei. Ma ütlen seda, olgu, me ikka veel üritame seda helikopterit peatada. Kiirus on praegu allpool. Paistab, et see võib olla pigem 25.
olgu, Curtis, mis tüüpi sõidukit juhib praegu Braylon Salmon? Ma usun, et ta on Expeditionis, Ford Expeditionis, kuhu on ka kaamerad ühendatud, mis annab talle samuti eelise, sest nad saavad ka sisse zoomida. Aga need Expeditionid on üsna kiired. Olgu, nii et me ikka veel üritame seda mootorratast peatada. Olgu, ilmselt on vaja 50 miili märki alla panna. Esimene rida, kiirem kui kõik teised rajal. Ta jäi peaaegu auto alla, sellepärast ma alguses proovisingi teda peatada. Kas LED 500 kohta on midagi? Kuule, sina oled see prof-auto juht, kas sa saad oma voorist läbi minna? Nii et ilmselgelt on nad kiirteel. Seal kiirteel ja see tüüp kihutab. Ja kapral Reimik, tead, kui sa räägid sellisest jälitamisest ja ettevaatusest, mida peab mootorratta jälitamisel rakendama, siis see pole ainult teiste inimeste jaoks, vaid ka selle inimese jaoks, keda sa jälitad. See on õige. Alati peab olema ettevaatlik, eriti selle kahtlusalusega siin. Ta ei kanna isegi kiivrit. Ta kihutab kiirteel üles 100. See pole üldse ohutu. Jah, neil on ka, tead, asi on ka selles, et meil on kopter eeliseks. Nad on ilmselt, olen kindel, et nad andsid sellest teada. Ja kõik need teised šerifi asetäitjad jälgivad seda samuti. Isegi kui nad lähevad teistesse maakondadesse, teades ka suunda, kuhu nad liiguvad, mis on hea asi. Läheneme 58. maanteele, endiselt esimeses reas, hetkel kiirus 95 miili tunnis. Möödaseit 58. maanteest, järgmine väljaseit on 55. Ikka veel üritame seda mootorratast peatada. Võib-olla üritab sõita 109 miili tunnis, lääne suunas, tee number 1. Möödas 57 miili tähisest on kolmandas reas 90 miili kaugusel. Paistab, et jõuate 55 ja liigute ikka koos lääne suunas. Kiirus tõuseb. Wow! Üle 115, kui jälitus jätkub. Möödub 55. Möödaseit ja miili pärast jõuab pootepunkti. Aitäh, pärast seda on 51 kätte. Meil on veel mõned üksused minu taga. Nad võtavad jälitamise üle, et ma saaksin sõitmisele keskenduda. Nii et kapral Reimik, millest me just kuulsime Salmonit sead rääkimas. Jah, tema juhib selles jälitamises esimest sõidukit. Tema peamine ülesanne on nüüd lihtsalt sõita. Ta rääkis sellest, kuidas tema partnerid annavad nüüd juhiseid, kiirusi ja kõiki teeolusid, et tema saaks keskenduda ainult ohutule sõitmisele. Sul oleks praegu mõistlik peatuda. Ja see teeb asja mingil määral palju lihtsamaks, et ta jääb siin maanteele.
ma mõtlen, et paljud neist mootorratastest pääsevadki nii, et nad lahkuvad maanteelt, mis teeb nende jälitamise palju raskemaks. Õige, kui nad maanteelt maa keeravad, saavad nad minna läbi elamurajooni. Neid on väga lihtne kaotada. Praegu on nad veel kiirteel, loodetavasti saavad nad helikopteri õhku. See aitaks neid. Pole hea variant, me saame selle järgi teada, kuhu ta suundub. Kõik see on olnud Malmark 49, me lähme tiheda liikluse poole. Hästi, ta võtab lühema tee, kapral kabar. Me just rääkisime sellest, et kuigi ta on uskumatult hoolimatu juht, järgib ta siiski mõningaid liikluseeskirju. Ja see on huvitav. Ma mõtlen, ta siiski mingil määral arvestab liiklusega. On näha, et ta hindab kindlasti oma ja teiste inimeste elu, aga sellest hoolimata põgeneb ta ikkagi politsei eest. Huvitav. Üle 115 miili tunnis. Koristamine käib. Liigu lääne suunas 110 miili tunnis. Olgu, me oleme seda meest juba mõnda aega jälitanud. Ta pole ikka veel peatunud. Ta on suutnud läbida üsna tiheda liikluse, koolibussid ja suured veokid, aga ta sõidab endiselt väga hoolimatult. Nii et me proovime selle mehe peatada, kui võimalik. Hiljem eema. Äkki võtta 44 maha sõit 1 miili pärast. Nulltee number 1. Meil on vaja 113 liiklus on mõõdukas. Ma arvan, et ma võtan selle. Kas ta läheb autode vahelt läbi? Kas ta läheb autode vahelt läbi? Astuge eest ära, minge eest ära. Liigu! Sa üritad teda aidata?
Curtis, me rääkisime sellest, et arvasime, et ta võib sellelt mahasõidult maha keerata. Täpselt sama ütles ka Braylon Salmon seal. Tead küll, sest tal oli see hargnemine, kust Braylon poleks nii kiiresti maha saanud. Me arvasime, et ta keerab sinna, aga ta jätkab otse, mis on meie jaoks hea. Me saame teda ikka veel jälitada. Olemme jälginud mootorratta jälitust Richlandi maakonnas, mis on kestnud vähemalt 20 minutit ja kohati kiirusega ligi 120 miili tunnis. Võiksid juba kõrvale tõmmata, mees. Lihtsalt peatu, mees. Võid proovida tabamust teha ja edasi kihutada. Olgu, tundub, et oleme 39 jaoks õigel kohal. Tule ratta pealt maha, mees! Palun ära lase mind alla ronida, mul on natuke riied seljas. Mine maha, lamamas! Ma ei maha. Palun ära tee mul haiget, mees! Palun ära tee mu käele haiget, sest ma ei võitle vastu. Olgu. 91 369. Hästi, proovin vastu pidada. Mees, sa kuulsid seda? Ma sain Johniga sõita, sest olen sinuga aus. Ma olen sinuga aus. Ma pean minema. Okei, tõuse püsti. Tõuse püsti. Mis? Olgu. Oh, jumal, mees. Olgu, sul on õigus vaikida. Kõike, mida ütled, Kenneth, kasutatakse sinu vastu kohtus. Sul on õigus rääkida advokaadiga ja lasta tal olla sinu juures ülekuulamise ajal. Kui sul ei ole võimalik advokaati palgata, määratakse sulle advokaat enne ülekuulamist, kui sa seda soovid. Sa võid igal ajal otsustada nende õiguste kasutamise kasuks, mitte vastata küsimustele ega anda ütlusi. Olgu. Olgu. Kas sul on narkootikume kaasas? Ma ei tea. Kas nii on? Siis nad tulevad läbi. Praegu vasakus, püksitaskus. Hästi. See on varvas. Su ratas suri välja? Jah, mängu käigus. Me ei kavatsenud peatuda. Ei, me ei peatu. Ma oleksin võinud surra. Richmondi maakonnas ei peatuta. Ma oleksin võinud surra. See oleks olnud sinu süü. Ei. See on tõsi. Sa poleks pidanud jooksma. Ma proovisin sind ainult peatada, sest te kõik saite autot löögi. Ma tean. Ja, sellepärast ma proovisingi sind peatada. Ma mõtlen, ma sain juhid kenasti kätte, aga temalt mitte ühtegi. Korraks. Lihtsalt, ilmselt. Ma ei tea, kas sa tead neist glitchidest või mis iganes. See ongi kõik. Neetud olgu nad. Kust sa teda tunned? Me oleme head sõbrad, aga me ei vabane siin. Mida sa ütlesid? Saame selliseks. Ta viis mind paar korda välja. Olgu, tule siia. Ta võttis mulle treeneri. Ta on suremas. Olgu. Sest mu kärgon läks tõesti katki. Ta teeb mulle praegu haiget. Mis narkootikume sul on? Ma tegelikult ei tea, mis seal sees on. Mis ei ole? Seal ei ole süsteid ega midagi. Olgu, peaasi, et ma nõela otsa ei saa. Ei, need ei torka hästi. Hästi, see tasku paistab puhas olevat. Sa ei teadnud, et ma nii hästi sõita oskan, eks? Kuramus, ma ei teadnudki, ma vaatasin sind. Ma proovisin tema ette vaadata. Sul on ka suur plekk peal, sõber. Jah. Jaa, issan. Mul on ka üks parema käsivarren.
ei, see oli päris. Üks! Sõidame mäest alla, see ei ole nii pikk. Tule siia tagasi, ma panen selle peale. Tule, hea küll. Mis mu peaga on? On ausalt öeldes umbes nii kauge. Tšaa, mul polnud ka kütus otsa saamas. Ma oleksin olnud 5 nina. Ma mõtlen... Sina tegid minu osa ära. Hästi, aitäh! See on naljakas. Mis seal siis naljakat on? Kes naerav? Sa näed välja, nagu sa naerataksid sellele kaamerale, sest sul pole mind vaja. Ma lihtsalt üritan näha, mis sul kõik taskus on. Kindad ja midagi sinu moodi. Mis siin sees on? Okei, kas sul on kaal? Mul ei ole. Ei läinud varem voodisse. Mis tüüpi uimastid need on? Mis on pööre? Sina ütle mulle, see on sinu taskus. Noh, sina uurid. Ma ei püüa väikses pistolis suurt numbrit teha. Sa oled end juba süüdistanud. Tead, mis teil? Ma tean täpselt, mis see on. Minu arvates näeb see välja nagu kokaiin. Mis see on? Ütle mulle, mis see on? See on 18 padrunit. Nii see peakski olema. See saab olema liiklus. See on kõrgem fikseeritud keskaste. Tule siia ja võta see. Ei, see on raskus. Sa tahad, et ma valiksin Nick White'i? Jaa. Kindad on tõesti kõik ainult tugisamba jaoks. Te ilmselt tunnete poega. Kes? Oh ei, ma ei hakka tema nime ütlema. Ma ei ütle ka enda oma. Ta on parapleegik. Ei, ma pean hankima gei reeglid. Okei. Ta just tõi ta haiglast. Milleks siis uimastid? Kui sa kasutad kindaid, et aidata oma sõbral voodist välja tulla. Aita mul ärkvel püsida ja ta tagasi voodisse viia. Või sa tead, mine sisse ja... Nad teevad ju energiajooke, eks? Kurat. Võib-olla nad teavadki. See ei ole nii. Ja need on sulle halvad. See ei ole nii. See ei ole vastik ja see ei ole su südamele halb. Kui sa suitsetad seda rütmi, lase käia. Aga see on siiski su südamele halb. Sul polegi südant. Ma nägin seda juba sellest, kuidas sa mootorratast juhtisid. Olgu. Kas sul on Nick White? Ei ole. Hästi, nüüd me teame, miks see mees põgenes. Aga minu lemmikosa on see, et kui nad ta kätte saavad, kritiseerib ta neid selle eest, et nad teda jälitasid. Ta ütleb, ma oleksin võinud surra. Mida te teete? Tead, asi on selles, et see mees on ilmselt varemgi meie eest jooksu pannud ja nad on selle katkestanud. Nii et ta arvab, et nad teevad seda jälle. No, seekord mitte. Ja. Ja sõideti suurel kiirusel, jah. Väga hea töö šerifi abilt, kes hoidis meid kogu jälitamise ajal rahulikuna. Suurepärane töö. Ja tundub, et tal sai kütus otsa. Jah, mootorratturil. Tal sai ilmselt kütus otsa, aga... Sest ma ei usu, et ta lihtsalt... Ma mõtlen, et on võimalik, et ta lihtsalt otsustas end üles anda, aga see ei tundunud nii olevat. Ta sõitis otse kogu tee Richlandi maakonnast Lexingtoni maakonda. Ta kavatses edasi sõita. See oleks lõppenud Chapinis. Nii et ta läbis päris pika vahemaa. See on mootorratta üks puudus. Täpselt nii. Kütus saab otsa. Kiiresti. Eriti madalal kiirusel. Täpselt. Olgu, ma olen olnud Richlandi maakonnas koos mehega, kes lõpuks tabati pärast väga pikka mootorratta jälitust. See plahvatas nagu väike poiss. Ta on narkootikum. Nagu väike poiss. Olgu siis. See on kokaiin, sõber. Hei! Jack, kas selle peal on kokaiini? Loodan, et ei ole. Olgu, sa oled nüüd kinni peetud, sõber, eks? Hooletu juhtimine. Ei peatunud siniste vilkurite märguande peale kokaiiniga kaubitsemine, eks? Kas sul on varem olnud narkosüüdistusi? Just, lõpetasin varem. Lits, sul oli lõbus. Ma ei tahtnud midagi sellest sitast teha. Ma olen kuradi hirmul mees, sa tead seda. Ma näen seda. Mind peteti kogu aeg. Igatahes ma sõitsin selle krossi rattaga ja värki. Kuidas kütus otsa sai? Kuule mees! Püsismut, kas ma tahan seda, mis pole halvatud, aga tegelikult tundub, et see ongi. Püsimut, kas ma tahan sõitma minna? Me ei lähe siia Taigo juurde vaatama, mis seal allpool toimub. Ma tõesti alati proovisin sind peatada, sest sa olid peaaegu auto alla jäämas. Jah, aga kui sa oleksid mind peatama hakanud, miks sa seda teeksid? Ja nüüd neil polnud eelissat ega midagi. Sa ikka ei tahaks seda teha, jah, sest sul olid narkootikumid kaasas, jah? Ma mõtlen, miks sa mind seal läbi otsiksid, siis mul polnud juhi luba, eks?
sa just ütlesid mulle seda, ma ei küsinudki sult. Sa andsid selle info ise vabatahtlikult. Sa pead ta üles leidma, sain aru. Ja. Ta ei olekski üllatunud olnud. Sa ei ole rumal. Jah, olgu mis su eesnimi on. Vend, Jason. Tuu maint siia. Olgu, sul ei ole enda teada ühtegi vaistamismäärust, eks? Olgu. Ma kontrollin ta kiiresti üle, eks? Sellel mehel pole rattal tuld, nii et ma peatan ta ja vaatan, mis tal toimub. Hitu! Tule siia! Tule siia! Here! Lehman, tule siia. Valge mees jalgrattal on. Okay. Kaks nüüd 3. Ta jookseb jälle. Ta on päevitunud. Hästi, jah. Gary. Kas see on Gary? Gary, tõuse püsti. Olgu. Nii, tõuse püsti. Ma olen valmis. Kas sina ole valmis? Daamid. Kas tal on ikka veel see $14? Sa kasvad. Hea, et said joosta, vend. Sa võid püsti tõusta. Meil on täna ülesanne. Gee. Imenik, jah. Shannon siin. Kas sul on kindad? Shannon. Kas sees? Siin. Lihtsalt toetuse auto vastu. Ma värisen. Hästi, kasuta autot tasakaalu hoidmiseks ja toetu sellele. Nii ongi. Kas sul on kõik korras? Rahune, oota, peatu, kuula. Gary, kuula mind. Rahune, okei, rahune. Hinga sisse, hinga välja. Hinga sisse, hinga välja, jah. Hoid enda eest, sina ka. Gary, rahune, kas sa oled millegi mõju all? Mida sa tarvitanud oled? Olgu. Kas sa vajad arstiabi? Jah, olgu. Meil on kõrini sellest, et sa lihtsalt ringi liigud koos. Siin sees on natuke metamfetamiini ja see paistab olevat marihuana. See väike kest, need kristallid, see on metamfetamiin. Süstal see ei ole täidetud, aga seda nad kasutavad süstimiseks. Lõppkokkuvõttes viiakse ta haiglasse. Tal on mõned kaasuvad terviseprobleemid. Talle esitatakse süüdistus takistamises, kontrollitava aine omamises ja narkootikumide tarvitamise vahendite omamises.
valge Forerunner. See on nüüd lääne suunas leigus. Jah, tuled on kustus. See liigub taas lääne suunas Madisonil. 12 F süüdistused. Olgu, siin on üks. Korras, liigub lõuna suunas, möödub hullist mööda Model tänavat. Mul on vaja puhast ja rüüstavat põhisuunda. 104, mul on põgenev sõiduk. See põgenes teisest linnast, aga nüüd on see meie linnas ja põgenes ka meie eest. Nii et meil on põgenemise ja peatamismärguande eiramise süüdistused. See ei liigu väga kiiresti, see liigub endiselt lõuna suunas mööda Model tänavat. See liigub umbes 40 kilomeetrit tunnis, aga nüüd liigub see jälle läände mööda Fairview'd Model tänavalt. Väga positiivne seade, mis osalejad? Tundub, et see võib siin ebaõnnestuda, kas ma ei saa? Coming up on you. Guys, find me real quick. Jah, ta sõidutab meie räpimeest. Next time coming up to work again. Dogs right behind you, Jay. Kui keegi on tähendab käsukas, ka lihtsaja poolene. Juhi puu. Eriline kuup ja rünnakuks. Ta liigub umbes 25-ga. Hea. Paistab, et see on Quebec Zulu E3. Võib-olla pani keegi siin postkontori juures autost jooksu. Need on samad inimesed. Valge mees jookseb ida suunas, teenituskoer on kohal. Tule siia. Tõsta kohe käed üles! Minu käed on üleval. Meil on relvad sinu peale suunatud. Meil on hea koer tulemas. Tule välja, käed üleval. Käed üles! Käed üles! Maha! Heida maha! Heida maha! Pane käed selja taha. Aitäh! Tema ei teinud midagi. Ta ütles mulle, et ma lõpetaksin. Ta nägi meie taga 2 palli ja ta hakkas tegutsema. Ta oli umbes nagu, ma viskan need minema. Jah, viskan nad minema. Ja ma olin nagu, ma ei tea, mida see tähendab. Ta oli nagu... Ta lihtsalt hakkas minema. Ta ütleb mulle, et ma peatuksin. Kogu asi on vale. Ei, siin! Seisa siin. Ja aitäh, see oli lihtsalt lahe. Seisa siin. Õnneks tänu rehvide tühjenemisele suutsime ta siin metsas kinni võtta. Tundus, et mets oli tema jaoks liiga tihe, et edasi minna. Nii et ohvitser Muniz sai talle käerauad peale panna. Veidi rohkem laetud. Me põgeneme nii kaugele. Jah, kindlasti on meil põgenemise ja röövimise ning arreteerimisele vastupanu osutamise süüdistused. Tõenäoliselt on selleks hetkeks veel süüdistusi lisandumas.